Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Jõujääbil on põhimõtteliselt kõige suurem kontserdipäev siis käes ilmselt paljude jaoks laupäev. Kuidas senimaani läinud on? Senimaani on läinud väga ilusti, et eks festivali ettevalmistused toimuvad kaua ja programm on suur, mitmekesine ja muidugi see ei ole ka üllatus, et siis kõige lõpuks tuleb seda head ilma kiita, et nagu ütles üks suur kontserdikorraldaja, et festivali korraldaja põllumehel on ühine amet, et hommikul lähed uksest välja ja vaatad taevasse, et kas me saame teha või ei saa, et tänavune ilmaga me oleme õnnestunud ja mis tähendab siis seda, et automaatselt saame me sellega tegelda, millega me tahame tegelda, et kaunil suvisel Muhumaal kohata külalisi ja neid siis lavale lasta ja meil on olnud täna on meil siis 5 erinev kontserdipaik, kus me kontserti teeme ja see on ka siis siin Laudse Mihklil viimane kontsert ja üleüldse kogu festivali viimane pikem siis kontserti ja jämmi juhtum. Kas ilus ilm on aidanud kaasa ka publikunumbritele, kuidas publikuga on olnud erinevates paikades? Publikuga on olnud väga hästi ja mõned kohad on olnud välja müüdud, mõned kohad on olnud just parasjagu inimesi ja selle kohta, kui suur on tänavu, ma arvan, et meil on 4 või 5 festivali just sellel nädalavahetusel ka Eestis, et selle kohta inimesed peavad sõitma siia Muhu saarele välja ja Saaremaale. Et oleme väga õnnelikud selle publiku üle, et mingisugust rekordarvu inimest selle sooja ilma tõttu ei ole, vaid mis näitab seda, et ikkagi seda festivali armastavad, et siis ka tulevad siia spetsiaalselt. Nad ei jäta meid maha ka halva ilmaga. Sul on üks artist kaasas. Kellega tegemist? Mul on kaasas Poola ansambli Muhu Island artist ja ma tahtsin tema käest küsida, et miks nad sellise naljaka nime võtsid. Mitte naljaka, aga kuidas selline asi võis üldse juhtuda, et ansambli on selline nimi. So, hello. Hi. Nice, welcome to Muhu. Yeah, it's a beautiful place. Yes. And can I just ask what was the idea or how it came that you could name for your band Muhu Island? Actually, we were looking for the band name, and since we had a big problem with this, no consensus in the band, so we figured out that we're gonna do it a Google search. So we did a random search, and one bass player just came with some ideas. It was like, there's just Muhu Island, blah 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 blah. Wait a second. This one's cool. Get it back. Muhu Island. Yeah, this one is cool. So that's why we're Muhu Island. And later on, we found out that there's actually a Muhu Island, and it has its own festival, music festival. I'm sorry. And we figured out that it's gonna be our dream. It's gonna be our dream as a band to come here and play as a Muhu Island. And so we are. Yeah. Meile praegu öeldi, et bänd ei olnud konsensusel ja peaaegu tülitses, et mida siis bändil nimeks panna. Ja oli mitmed variantis, et lõpuks läksid Google'isse, et leida midagi erakordselt põnevat ja sealt tuli järsku välja selline väljend nagu Muhu Island. Ja kui nad vaatasid, et selline saar on olemas ja kus see veel asub, et siis nad otsustasid panna, et see on erakordselt sellise positiivse energiaga ja selline tugev nimi. Kuna see muusika, mis nad teevad, ei ole ka nagu jazz, aga see on nagu selline natukene rock ja selline tõsisem, nagu me eestlased ütleme rohkem traadimuusika, siis ka oli vaja tõsist kaalukat nime bändile. Ja kui siis hiljem meil leidsid, et selline saar ongi olemas üleüldse, siis nad ütlesid, et meie bändi üks unistusi on siia muusikafestivalile tulla. Ja nad leidsid, et selle saare peal on ka muusikafestival. Ja et nad on nüüd eilsest siin Muhus ja leiavad, et see erakordse energeetikaga koht. Et seda on ju muidugi hästi tore kuulda. Nad siis pakkusid ennast ise festivalile või sa leidsid nad üles? Nemad leidsid sellise festivali ja võtsid ühendust ja meile see mõtle meeldis. Tänu! Tänu!
just lavalt, oli see sinu jaoks esimene ülesastumine Jõujääbil? Ja see oli tegelikult üldse esimene Jõujääb minu jaoks, et ma ei ole isegi külastajana sattunud, alati on ju muusikutel ka suvine aeg tööd täis. Ja esimene kord siis laval ja nagu näha, ma olen veel täiesti eufoorias sellest lavast. Tõesti täiesti enneolematu kogemus. Mis ootustega sa tulid lavale? Kas praegu on nagu midagi teistmoodi nüüd? Ütleme nii, et oma ootustes ma ei pidanud kuidagimoodi pettuma ja pigem ma just ootasingi seda head festivali vibe ja ikkagi Muhu saart me teame, kui hea vibe sellel on, nii et kõik oli lihtsalt veelgi kordades parem, kui ma olin oodanud. Sul oli, lisaks sinul oli laval veel päris mitmed saarlased siis. Jaa. Kuidas teie siuke punt kokku on saanud? Oi, see läheb aastaid tagasi, et ma arvan, et kui ma hakkaks rääkima, see oleks väga pikk jutt, aga Maiga koos me käisime Otsa koolis ja samamoodi Mari-Liis Aljas, kes on Orissaarest pärit, temaga koos käisime Otsa koolis ja Brita on siis, ütleme, gümnaasiumi aegadest ka juba meiega nagu nii-öelda selles muusikapundis olnud, et igat ühte eraldi lahti seletada läheks ilmselt liiga pikalt. Aga aastaid teame, jah. Sa ütlesid, et sa pole varem Jõujääbil käinud, kas sa edaspidi nüüd tuled siis või? No tahaks loota, et saab lavale veel tulla, see oli nagu fantastiline kogemus, aga kindlasti kuulama ka, et vähegi kui ajagraafik klapib kindlalt.